era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Tšau rahvas, täna käes laupäev, ma ei tea isegi 15 märts ja asjalood on täpselt sellised, et ma olen terve nädal aega haige olnud. Ma nagu loodan esmaspäevase seisuga uuesti tööle minna, aga nüüd ma ei tea, mul on mingi köha tekkinud ja hääl on ära ja ma ei tea, mingi gripp on ühesõnaga mind kätte saanud. Praegu me sõidame tegelikult Tallinna poole, sest et Tallisel on vaja mingisugused tööasjad ära teha. Ta homme läheb komandeeringusse Saksamaale ja siis me vaatame talle mingisugused uuemad tossud ja seal ka, kui ma nüüd leian enda rahakoti üles, sest et mul on terve, ma ei tea, 2 nädalat vist on juba olnud mu rahakott jumala kadunud, ma ei saa aru, kus see peale sünnipäeva pidu, ma ei tea, see kuidagi haihtus kuhugi ja kuhu, seda ma ei tea, ma lähen nüüd vaatan stuudio peale uuesti, sest mul vist üks idee on, kus ta võiks veel olla, aga ma ei ole terve nädal aega stuudio peale jõudnud ja ühesõnaga ma vaatan üldse, mis seis seal on. Ma arvan, midagi hullu väga ei ole, sest et neljapäevased trennid jäid küll ära, aga esmaspäeval olid trennid sees, nii et ma ei usu, et seal midagi väga hullu sai nagu juhtuda selles suhtes. Leidsin ülesse. Jumal tänatud, sest ma juba mõtlesin, et kui ma enda rahakoti ülesse peaks leidma, siis ma peaksin nagu kõik kaardid uuesti tegema, nagu ID-kaardid, pangakaardid, kõik nagu reaalselt. Selles mõttes korras ja mul on hea meel, et stuudios pole ka mingi korralagedust. See tähendab seda, et esmaspäeval, kui ma tulen trenni andma, siis ma peaks lihtsalt üle mopitama ja tolmuimejaga tõmbama, nii et sellega läks hästi küll. Igatahes praegune plaan on selline, et me võtame Marteni kaasa ja Marten Röven lähevad hüppama. Ma ise ilmselt hüppama ei lähe, küll aga selles mõttes ma jään nendega sinna ilmselt. Kusjuures hommikal ka selliselt, et ma tegin banaanileiba ja ma panen teile siia väikse rilsi, mis ma panin juba paar nädalat tagasi kokku. See on täpselt selle sama retsepti järgi tehtud. See on nagu maailma parim banaanileib.
No nii, ma jõudsin koju, õues on nii ilus ilm, aga nii külm, see tuul on lihtsalt nii külm ja siuke nagu jäine kohe. Aga sellegipoolest see ilm on vapustavalt ilus ja tahaks pikema tiiru teha. Tuleb lihtsalt paksult riidesse panna mingi kindad jasad kätte ja siis peaks nagu hea olema. Ainus asi, mis ma tunnen, mis võib olla väga pekkis, on see, et mu nagu kõrvad kumisevad. Ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud nagu kõrvapõletikku. Ma kardan, et äkki ma saan kõrvapõletikku või midagi, nii et ma pean kindlalt kõrvad ülisooja panema. Ja Preven jäi autos magama, nii nunnu oli teda vaadata lihtsalt. Ja ta magas reaalselt mingi 10-15 minutit maks. Nad praegu igatahes läksid parki, minule jäeti koerad, nii et ma lähen koertega jalutama. Talis tõi ema juurest juba kohvri, nii et ta peab täna kohvri ära pakkima. Mis ma praegu saan ära teha, on pesu ruttu pesema panna, sest et tal on vaja mõni asi ära pesta. Ja igatahes mul praegu pikemat juttu ei olegi. Lähme siis külmetame natuke seal õues. Ja kuna ma olin siin haige, siis ma ei jõudnud vahepeal minna enda stuudio kleepsudele asjadele järgi, mis ma panen stuudiole sinna uste ja akende peale. Ja need jõudsid nüüd. Ja see, kellelt ma tellisin, ta sai vist mul natuke valesti aru. Ühesõnaga, mul on need topelt. Ja ma panin enda auto tagaaknale selle, nii et ma ei tea, see veits on nagu siuke, see millegipärast annab mulle sellist natuke boomeri vibe'i millegipärast, ma isegi ei tea miks, kuigi see on ju nagu minu ettevõtmine kõik on ju, et ta on nagu nii-öelda liikuv reklaam, ma ei tea, vajab natuke harjumist. Täitsa pekkis. Ma püüdsin mingi klippe õues ka teha, aga lihtsalt see tuul on lihtsalt nii maru. Koertega on käidud ja ma vahepeal siin otsustasin siis niimoodi ümber, et mida te teete seal? Helli! Mingi madin käib lihtsalt. Ma otsustasin siis vahepeal nii palju ümber, et ma käin koertega tiirul ära ja siis lähen sõbrantsiga ka tiirule ise, sest et päike on veel päris kõrgel ja selle üle on ka nii hea meel, et nii palju valgem on siin viimasel ajal ja jälle need valged ajad on saabumas. Ma ei tea, hakkame siis sõitma kuhugi poole. Kus ma selle võtme panin? Siin samas õnneks reaalselt. Vahepeal juhtus selline asi, et eelmine vlog, mis ma üles panin, siis ma võtsin endale CapCut Pro, sellega, millega ma siis monteerin enda videose järgi. Ta pakkus mulle nädal aega tasuta CapCut Pro versiooni ja ma mõtlesin, et okei, ma nagu proovin ja et kui mulle meeldib, siis ma võtan edaspidi selle nii-öelda kuutasuna, ühesõnaga, et igakuiselt maksan. Aga mul läks meelest ära, et ma olin võtnud selle prooviversiooni ja see kestis ainult nädal ja see prooviversioon oli siis nii-öelda sellele aastasele paketile. Ja aastane pakett oli, ma ei tea, mingi 110 euri, mingi 109 euri mingi sentidega ja muidugi mul tuli alles siis see meelde, kui mul see raha maha läks. Natukene nagu uurisin, et kas on huvitav nagu võimalik nii-öelda sellest loobuda ka, et äkki nad tagastavad mulle selle raha, aga nagu selles mõttes ilmselgelt see on nagu mu enda viga ja see ongi minu arust siuke, et eks see ongi siuke koht, kus nad ilmselt kliente nii-öelda veits tõmbavad, sest et kindlasti on palju minusuguseid, kellel läheb meelest ära see tüsistada. Ja pikk jutt nüüd lõpeb sellega, et mul on CapCut Pro ja selles mõttes mul läks elu lihtsamaks selles mõttes, aga mul lihtsalt tekkis selline väga ootamatu väljaminek
päris suure summa näol mingi CapCut Pro peale. Aga no ma ei tea, ma püüan seda veits nagu positiivsemalt enda jaoks mõelda ja mõtestada, aga ma ei suuda. Sest et isegi kui ma oleks võtnud selle, siis ma oleks võtnud kuumaksena, mitte mingi ühekordse väljaminekuna, aga no ma mõtlen, et noh, kuna ma nüüd see kuu selle siis ära maksin, siis mul 12 kuud on nii-öelda mureta, ütleme siis nii. Nii et palju õnne teile, võib-olla te saate natuke parema kvaliteediga neid videosi. Jah. Aga ma jõudsin koju. Viin koerad tuppa, helistan Mannule, lähme jalutama. Ja vaatame, mis me õhtul teeme. Mul on olemine selles mõttes väga-väga hea. Et mul paha olla ei ole. Peale selle pea on siuke paks ja kõrvad kumisevad. Ja köha on. Üldjuhul mul on isegi siuke tunne, et õhtul võiks midagi teha. Aga noh, see on alati nii, et kuni päike paistab, siis mina olen ärkvel, aga kui päike läheb tuttu, siis ma olen ka tuttu. Ja kellel ei ole sellist suurt pudelit ja kes on vaeva näinud sellega, et igapäevaselt tarbida piisav kogus vett, siis soovitan endalegi siuke suurem pudel soetada, sest et minul isiklikult on veetarbimine kõvasti paremaks läinud. Tere kaunist hommikut. Eilne vlog jäi lõppude lõpuks suht poolikuks, vähemalt õhtune pool. Mul oli plaanis brunchi juurde minna, aga me käisime eile jalutamas ära ja siis kuna Preven lõunaund magas, ma ei tea, 10-15 minutit, ja, siis ma mõtlesin, et okei, et ehk siis Preven läheb mingi 8-9 vahel nagu magama, aga lõpuks ta jäi ikkagi peale 9 magama, nii et ühesõnaga ma venitasin täiega, mul oli veel vaja Raplas ära käia, sest et ma tahtsin sõbrantsile lilli minna ostma ja siis ma käisingi talle lilli ostmas ja siis ma võtsin enda alkovaba šampuse ja kõike seda. Ja ühesõnaga ma venitasin nii kaua, et mu sõbranna oli suutnud magama jääda ja pommitasin teda mingi kõnedega, mingi kirjutasid. Ühesõnaga ta ei vastanud. Ma läksin siis nukralt koju tagasi. Hakkasin juba magama jääma. Ja siis ta helistab mulle mingi kell 1 seal tagasi, et ma jäin magama umbes. Nii et eile õhtu sai siis sellise lõpu. Mul on siuke nohu, mul on siuke köha. Prevenil on veel hullem köha. Nagu reaalselt. Ja me lähme teeme hommikuse tiiru. Väga külm on, tegelikult ma oleks võinud kindla ka kaasa võtta. Aga ühesõnaga Talis läheb täna Saksa, nii et saadame tema juba kell 11 ära. Kasuisa viib ta lennujaama. Ja siis me olemegi põhimõtteliselt nädal aega Preveniga oma pead. Nii et tuleb huvitav nädal, mõlemad olema haiged, ma prooviks nagu homse seisuga tööle minna, aga noh, ma veel mõtlen, homseks ma saaksin samas ka asendaja, nii et vaatame siis, mis see nädalake meile toob. Kell saab 1 ja Talis sai kenasti ära saadetud. Ja praegu on täpselt nii, et ma koristan. Lõpetan vaikselt köögis ja viimased 3 nädalat on olnud täpselt sellised, et ma iga päev küürin, sõna otseses mõttes mingi pritsmeid kogu aeg igalt poolt seinade pealt maha, sest et pojakene, ära palun tee niimoodi. Sest et Hellil on päevad ja ma tean, on ju olemas kõik need pampersid ja asjad, on ju, aga lihtsalt see ajab Hellit nii stressi,
ja talle üldse ei meeldi need, nii et viimased 2 perioodi, kui tal on olnud siuke veritsev periood, siis on täpselt olnud nii, et ma olen ise stressed out, sest et ma kogu aeg käin ja küürin mingeid pritsmeid igalt poolt maha ja praegu on täpselt see periood, kus see veri hakkab haisema ja oh my god, see on lihtsalt kohutav aeg päriselt ka. Õnneks nädal on veel umbes vastu pidada või midagi sellist. Et siis peaks nagu vaikselt lõppema hakkama. Aga reaalselt 6 aega lihtsalt sellist aega nagu seda ma ei soovi mitte kellelegi ausõna. Ma just lõpetasin seinade küürimise, kui Heli läks ja saputas jälle ja jälle igal poolt on nagu verine ja ma ei jaksa lihtsalt päriselt ka. Aga mul on vaja pesu sorteerida. Mul oleks vaja süüa hakata tegema ja ma ei tea, mul olemine on täpselt niimoodi, et ma ei taha mitte midagi teha. Ja homme mul on trennid ja mul on ikka pea nii paks, ma ei tea mida teha, ma helistan homme igatahes arstile. Kohe tulen tagasi ja ma hakkab pesu sorteerima. Igatahes jah, ma siin koristan, siis saab juba ise natukene olemis paremaks võib-olla. Ma just lõpetasin põrandapesuga ja ma näitan teile. Heli tõusis püsti, ma ei tea, pikutas meie toas, on ju. Ja siis ta tuleb ja siis ta hakkab saputama. Ja siis on vereplekid igal pool lihtsalt. Ma just tõmbasin põranda uuesti puhtaks, aga näe, juba näen. Siin on mingi verepiisk jälle ja lihtsalt see on lõputa. Ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei viitsi. Ühesõnaga, Preven just tegi auruga ära. Ma ei tea, vaatan talle võib-olla mingi ampsu veel. Aga ühesõnaga tema läheb tudumaale ja mina nüüd saan natukene rahulikumalt võtta. Võib-olla, aga ma veel pean mõtlema, mis ma õhtuks süüa teen. Mu ema ostis 10 kilo apelsine otse Hispaania kuskil põllu pealt toodud. Ja nüüd ma ootan täpselt seda momenti, et Preven ärkaks ja me saaksime minna, sest need tundusid nii sueratavad. Ma võtan kohe mitu koju kaasa. Ma panin kohe eluga Hispaanias käima. Mul täiega meeldib see saada. Nagu üldse sellised reisisaated on täiega minu teema ja iga kord, kui ma vaatan seda eluga Hispaaniasse, siis tekib iga kord täpselt see tunne, et nagu oh my god, kui äge oleks tegelikult kolida võib-olla mujale riiki elama. Ja nagu Hispaania oleks minu jaoks nagu ilmselt top 1, sest esiteks ta on Euroopas ja teiseks hispaania keel, mida ma juba valdan ja tänu millele oleks nagu selles mõttes juba kohanemine ilmselt kergem. Ja pikemas perspektiivis minu arust nagu siin mõne aasta jooksul ma ei lööks kätt ette. Kui ma saaksin siin enda ettevõtmised ja asjad nagu niimoodi käima, et mind ennast koha peal ei ole nagu kogu aeg vaja, siis see oleks nagu ülihea moodus. Kui mul oleks mingisugune passiivne sissetulek nagu siit samast Eestist. Vaatame, mis see loke toob kõigepealt. Nii, kus jalanud on. Käime ruttu ära ja siis meil on vaja poest ära käia kurjale süüa võtta ja siis tuleme siia ja siis vaatame siirsoolikut. Jah, me peame veel õhtul süüa pidama, ma pole ikka veel midagi teinud. Okei.
teki alla? Nagu näha, siis meie oleme juba teki alla jõudnud. On nii või? Ja me sätime magama. Me käisime koertega ära. Üliilus tähine taevas oli. Talis helistas meile. Ta jõudis lõpuks enda hotelli kohale. Läksid kuhugile välja sööma juba kambaga. Nii et esimene päev ilma Taliseta tehtud. Nii et kui sa jõudsid siiamaani, siis tead, et ma olen sulle väga tänulik. Isegi kui ma ei tee otseselt seda kellegi teise jaoks, siis ikkagi on tore selles mõttes, kui on kaasaelajaid. Nii et näeme siis teiega ilmselt jälle järgmises videos. Olge tublid, olge hoitud. Tšau!